peale üks auhind ja sulle veel üks auhind. Te olete õhtu suurimad võitjad, kui nii võib öelda. Mis tunnetega need auhinnad vastu võtate? Mul on midagi huule peal. Kala, see on kala. Näha, et hoolitsevate tunnetega. Tead, ma ütlen, et me oleme ikkagi võitjad selles suhtes ka selles, et me teeme tööd, me üks päev saatsin sulle häälsõnumi, et meie töö on see, et sa saad 4 korda kuus oma parima sõbranna kokku, räägid teiste inimeste saladusi ja siis lihtsalt veedad lõbusalt aega, et parim töö. Keegi maksab sellest kinni korterid, majad, autod ja kõik muu ka veel. Ja mina maksan ainult korterit, tema maksab maju. Ja korterit. Ja korterit, ta maksab kõike. Eelmine aasta te võitsite selle, kas te pärast seda tegite midagi teistmoodi? Ei teinud tegelikult. Hindu tõstsime. Hindu tõstsime, aga no tead, hinnad tõusevad nagu nii kogu aeg. Need oleks nagu nii tõusnud, isegi kui ma oleks kaotanud. Kas te see aasta tõstate veel nüüd? Oi, kindlasti. Ja kindlasti, aga ei, selles mõttes, et ma arvan, et meie see võlu, mis sinus ütledki, et me ei muuda ennast, vaid me lihtsalt oleme sellised, nagu me oleme kahjuks või õnneks, et kõik need kakajutud ja kõik need on meie lihtsalt. Ja mitte ainult meie, see ongi Eesti rahvas, sest meie loeme ju Eesti rahva kirju, nii et it is what it is. Täpselt nii. Koos väikste enda hinnangutega sinna kõrvale. No jah, et me mitte isegi hinnanguid, vaid me üritame inimesi nagu võib-olla julgustada sellega, et me räägime oma loo juurde, et sul juhtus halvasti, aga meie üldse ei mõista hukka, meil on veel hullemini läinud või siis sama hullusti või vähem hullusti, aga et võib-olla sellepärast inimesed julgevadki meile kirju saata, et me ei mõista hukka, vaid me oleme ka avanud ennast nagu. Kas on mõni kiri, mis on päriselt jäänud ette lugemata? On see juriidilistel põhjustel, on see mingitel põhjustel? Neid on palju. Oi, neid kirju on palju nii juriidilistel põhjustel kui ka mõnikord sellel põhjusel, et mina olen see, kes meil muuseas kirju haldab, et Kristina, ma arvan, ei teagi tegelikult. Loen ja panen Anriide. Ja, et ta ei tea võib-olla pooli kirju, mis meile tulnud on, aga ma arvan, et mõni on tõesti juriidilistel põhjustel, mis ongi Eestist väga tuntud inimeste kohta, mida me ei saa lihtsalt ette lugeda, sest meil ei ole otseselt asitõendeid. Mina juba käin kohtus. Ma ei jaksa 2 asjaga kohtus käia. Ja mõni kiri on selline, et ta võib-olla tahab lihtsalt endast välja saada, aga ta otseselt ei taha, et me loeks ta. Et meil on väga palju ka selliseid kirju, et te pea ette lugema, ma lihtsalt tahan teile välja rääkida, et nagu kellegile natuke süda. Kergem, sest jagatud mure on ikkagi pool mure. Täpselt. No aga ma nüüd lähen korraks Mallu juurde ja pööran tähelepanu talle, sest kui aasta tagasi meelelahutusauhindade galal me tegime sinuga intervjuud, siis meil oli jutuks kihlasõrmus ja kõik, mida te võiks Märteniga koos teha. Olgem ausad, 2 nädala pärast täpselt liitub sinna kõrvale minu teada üks sõrmus sul veel. Et kuidas sa ise oma viimase aasta tegelikult kokku nüüd võtaksid pärast eelmise auhinna võitu kuni tänaseni? Ma arvan, et mu elu on selle 1 aastaga läinud aina paremaks ja ma tean, et see on nagu nii nõme asi, mida öelda ühiskonnas. Kõigil läheb aina halvemaks ja halvemaks. Ma arvan, et selles suhtes ma pean ütlema, et ma olen privilegeeritud, et mul on töökoht, mis toob mulle piisavalt sisse. Mul on töökoht, mida ma armastan teha, mida ei saa võib-olla paljud inimesed öelda. Aga ma arvan ka, et väga suurt rolli mängib siin see, et ma tunnen siirast rõõmu pisiasjade üle, mis mu elus on, mis ei ole tegelikult üldse nagu rahaga seotud. Näiteks ma tahaks kõigile soovitada, võtke kanad endale. Maksavad 5–10 euri tükk, kui sa tahad väga siidijat ja karvast, siis pead kuni 30 maksma. Aga appi, kui palju rõõmu nad mulle toovad. Ma hommikul lähen paljajalu, ma tunnen ennast nagu farmer. Ma lähen paljajalu üle hoovi, peotäis usse käes, nopin mune. Saad sa aru, see on nii kuidagi sen ja toob mulle nii siirast rõõmu ja ma ei osanud veel aasta aega tagasi arvatagi, et ma sellist elu elada saan, nii et I love it. Mis sa arvad, millest me järgmine aasta räägime, kui me nüüd sinuga siin samas laval seisame või mõnel teises majas, et mis on selle järgneva aastaga muutunud, et sinust saab proua Mallu Treimann Legrand. Treimann Legrand, see on otsustatud, et võtad Toomase perekonnanime. No ma jätan ka enda omast, mul on ikkagi lastega sama perekonnanimi, et las see ka jääb. Ma arvan, et Mallu Treimann Legrand on väga siuke soliidne nimi. See Legrand kõlab Legrand, olgem ausad. Nojah, eks ta ise selle nime välja mõtles, et kui jumal teab, kuidas seda hääldada. Mõni ütleb Legrand, mõni ütleb Legrand, jumal teab.
aga on sul mingeid ootusi endal ka sellele abielule, sul üks abielu on tegelikult selja taga, et mida sa loodad tegelikult, ütleme pikemas plaanis ka, milline su elu edasi on, et sa praegu ütled, et väga roosiline, väga rõõmus, oled sa mõelnud ka, mis 5 aasta pärast, kus sa oled 5 aasta pärast? Tead, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et 5 aasta pärast elu on ka roosiline ja rõõmus, et tegelikult ma arvan, et inimesed saavad väga ruttu aru, et need inimesed, kellega nad ennast ümbritsevad, olgu need kas siis sõbrad või elukaaslased või partnerid, kas need on nagu õiged inimesed, kas nad matchivad nende inimestega, kas need on tema inimesed. Ja ma arvan, et ma olen praegu enda ümber need inimesed leidnud. Ma ei tea, kus ma karjääriliselt olen, ma ütlen ausalt, ma ei taha isegi kuskile kaugemale minna või mul ei ole mingisuguseid selliseid unistusi, ma arvan, et ma olen kõik ära teinud, millest ma juba unistan ja praegu ma tahaks lihtsalt kulgeda, nautida, lõbutseda ja teisi inimesi võib-olla aidata nii palju, kui ma vähegi saan. No suurepärane, selle ilusa mõttega ma arvan, et me lõpetame ja saadame su pildistama ja siis oma kanakeste juurde. Aitäh sulle, Malju! Aitäh!